Tere hommikust, Merike numbrite keel. Meie taas kakerdame siin õues ringi. 1/3 on kadunud. Noh, ju ta tuleb, kui õige aeg käes on. Okei, memmel on üks peatus. Jaa, vahvat ülestõusmispüha, mis äkki öeldakse niimoodi või? Munade püha. Mina seda ei tähista. Teate, ma ei tea, kommenteerige ka siia, kellel lapsed suured on, siis nagu ei olegi seda eriti kuidagi vaja tähistada äkki või, ma ei tea. See on küll usupüha ka, aga eks te kommenteerige siia, kes kuidas seda tähistab. Minu jaoks on see tavaliselt mingisugune suur koristamise möll. Ja miks ma siia eetrisse tulin, sest ma tean, et osad alustavad oma hommikut minu selle jalutuskäigu videoga. Suur tänu teile. Et eks ma seda teen väga kaootiliselt, aga mulle tegelikult meeldib küll teiega vestelda. Näete, üks päev juhtus nii, et rääksin juba peaaegu pool tundi teiega ära. Tüdrukutel olid pead sassis siin, seepärast, et ma kogu aeg võtsin jälle lisaringi. Siis tuli välja, et nuppu ei vajutanudki. Tegijal ikka juhtub, mis sa teed. Siis läheb teate mott vahepeal maha, seepärast, et siis kui hakkad jälle teise ringiga pihti, siis on juba ammu meelest ära läinud. Ja kõige kihvtimad need videod ikka tulevad siis, kui nad tulevad spontaanselt. Jaa, näed, 3 tuli, tere Rossi. Jõudis järgi. Jaa, mis ma tahan täna rääkida? Ma panin siin need hommikupostitused tänase päeva kohta. Täna on selline uue alguse päev. Tere! Et kui sa oled pikalt midagi mõelnud teha, siis tee täna ära. Kas või tõsta köök, keset suurde tuba ja ütled nii, et nüüd on nii. Ära tee seda. Näete, siin on lund veel sulamas väga palju. Võt, aga siis, kui ma tegin postitusi, sina, kes oled seal Facebooki suletud rühmas, numbrite keel, siis käi vaata ka. Rutt on hästi kihvtilt tõmmanud paralleele sinna. Aitäh sulle, Rutt, selle eest. Ja ma olen ise seda ka mitmeid kordi rääkinud erinevates kohtades. Ja meil on ka Mailaga tehtud kuskilt algusest ja Kirsti Lepsooga on ka tehtud videoid, kus kohas me toome siis paralleele numbrite ja tarokaartidega. Kerigi natukene seda YouTube'i värki sinna allapoole, kes nüüd leidis video üles, pange siia alla kommentaaridesse. Vaadake neid, kus me siis arutame neid numbreid. Et seal suletud grupis tuligi nii palju tahteid, et räägi minu kood ka lahti. Aitäh hästi aktiivse osalemise eest. Ja teate, mis muidugi mina siis märkasin? Märkasin sellist asja. Ma ei tea, kas ma olen teile kunagi rääkinud seda Kirsti Lepsoo käe all. Ma tegelikult õppisingi tarokaarte lugema. Aitäh, Kirsti, sulle selle eest. Ja mul hakkasid need nii hästi minema. Nagu nii hästi. Ja ma vaatan, memm tuleb, 3 ikka kadunud. Kõhu probleemid äkki. Praegu on oblikad juba kasvavad, tõstavad nina, siis nad söövad neid siin. Näete, juba läksin teisele teemale, jah? Noh, tüüpiline mina. Ja siis ma jätsin pausile selle tarokaartide värgi. Noh, tahaksin ütelda, kes teab, see teab. Noh, ja ühesõnaga mingi šamaaniga rääkisin juttu, kes on siis Venemaalt pärit. Ja tema ütles, et mina võin sellega tegeleda 55-aastaselt, aga noh, kuigi siin ma nii paljudega rääkinud, siis igal ühel oma arvamus ja mõni küsib, et miks nii ja et see on kõik üks jama ja nii edasi. Noh, eks ta nii on. Tegelikult mul on tõmme küll. Ma kinkisin kõik oma kaardid ära, aga ma olen juba tagasi ostnud uued. Võt nii, aga ikkagi numbrid on see minu maailm. Ja lähme siis teema juurde tagasi. Vaadake jah neid videoid, kus me ka räägime, kes siis teab oma koodi, kes ei tea oma edukuse koodi, siis te leiate selle sealt koduleheküljelt numbritekeel.ee, scrollige pealeht allapoole ja pange oma sünnipäeva kuu ja aasta sinna sisse ja minu meelest peaks hakkama vist aastaga pihta ja siis sealt valite kuu ja siis on juba päev. Niimoodi vist käib see asi. Te saate selle koodi ja siis videotest meil on kõigist lahti räägitud. Ja aitäh sulle ka, Rutt, kes sa sinna postituse tegid, et tõepoolest need numbrid ütleme siis harmoneeruvad täielikult siis tarokaartide suurte arkaanidega. Kes tegelevad nendega, siis pange need iga numbri juurde see. Ja noh, ma olen ju öelnud ka tegelikult paljudes videotes seda lugusid seal, kus ma räägin siis sellest sünnikaartidest.
et vot, kui sa oled tarokaartide lugeja, siis täna on mul külla tulemas Ülle Puu, tema loeb ka tarokaarte. vot ma proovin seda veel meenutada. Vot siis sünnikaardis ka kõik numbrid, mis sul on, siis sa saaks tegelikult laduda selle täiega nagu lahti tarokaardid sinna kõrvale ja need annavad nagu täiesti sellise mõnusa bueno sinna juurde. Nagu kirskoogi peal äkki või vahukoor. Hästi mõnus, värske on metsas, aga sõrmed külmetavad. vot Youtuberi elu. ja mis ma veel tahtsin ütelda, nüüd see munadepüha, see ikkagi meenutab mulle selliseid oma läbi elatud aegu. ma ei hakka sellest küll rääkima täpsemalt siin, aga vot teate, keda see kõige rohkem trigerdab. noh, vot natukene nagu pool rivide vahelt nüüd räägin teile ka. aga see on hästi trigerdav püha, kellel on eriti selliseid numbreid sünnikaardis nagu 12, 15. mis siis veel võiks olla? Siis 1, 19, 2, 8, 2, 9. ja noh, tegelikult väga paljusid numbreid trigerdab see. mis see siis on? See on sõltuvuste püha, kes siis võtab seda nii ja naapidi. osad on kaassõltuvused, osadel on need mingid muud sõltuvused seal ja see täiega trigerdab, sellepärast et siis, kui on need pühad ja on vabad päevad, Eestis on vist 3 vaba päeva, Soomes on üldse 4 vaba päeva, nii et homme on Soomes ka vaba päev. aga mina ettevõtjana, siis mul on enda reguleeritud vabad ja mittevabad päevad. mul oli eile täielikult vaba päev, aga ikkagi ta hüppas vahele. ei hüpanud õde vahele, mina helistasin talle, küsin tšau, pole ammu kuulnud ja me tegimegi siis lõpuks ühe video. Mõtlesin, kui sa siin oled, siis teeme ühe video ka, aga selle ma jätan siis ainult klubilistele vaatamiseks, seepärast et seal on väga palju informatsiooni sellist isiklikku ja ma arvan, et ma ei pea seda jagama nii palju, õigemini me seal otsustasime. täna tuleb mul Anneli külla, vaatame, mis Anneli soovib, kuidas me tema asju jagame. vot, Anneli on siis see vahva tüdruk, kui ma tegin seal laive hästi aktiivselt TikTokis ja Youtube'is, siis tema oli see vahva tüdruk, kes aitas mul neid edukuse koode seal kogu aeg arvutada. ja kui te küsite, et miks ma nüüd laive ei tee, siis teate, elu on nii kiire praegu. Kiire, siis sellepärast on see hetkel jäänud nii. kuigi ma ütlen, et ma täiega kaifisin neid asju, et kuna mul on sellised just hästi kummalised numbrid, millega need trigerdavad mind kogu aeg täiega. ma ei oska seda tööd ja vaba aega regullida ja ma olen super valetaja endale. et kui mul on vaba päev, siis ma ei oska seda nautida vaba päevana. vot, ma teen ükskõik mida ja siis ma jälle juba näpin seal telefoni, juba kellelegi vastan midagi ja siis eile mul oli esimene selline harjutuse päev. aga noh, näed ikkagi, ütleme siis see õeanalüüsi tehes, kui ma tegin, siis oli tegelikult nagu, noh, mulle meeldib räigelt. ja siis eile oli veel nii vahva. vanem poeg küsis, kas nad võivad tulla meile külla ja nad tulid. ja mis ma siis ikka tegin? juba ma analüüsisin seal kõiki, seepärast et seal osad nende tuttavad ei läinudki üldse ära, istusid seal minu vasta ja ma siis ütlesin, sa ikka tegeled selle numeroloogiaga, et äkki sa vaatad meid ka. noh, muidugi ma olin jälle nagu kala vees. siis vaatasin, oi, kell on nii palju, nüüd peab küll tuttu minema. et nemad toimetasid seal oma õhtut edasi ja siis ma mõtlen küll, et ma olen nagu mega õnnelik selles suhtes. ma olen nüüd 48, noh, mis ma olen 2 aastat sellega juba tegelenud. et ma olen tõsiselt kala vees. ma olengi kalad, tähtkuld ka veel. vot, et saan selle asjaga tegeleda, mida ma tegelikult hullult armastan. ma mäletan, mul oli matemaatika 2 ja siis õppisime kordustabelit, mis oli 2 × 2 on 4 on ja siis matemaatikaõpetaja ütles, et kui ma tulen keset ööd sind üles äratama, siis sa pead mulle kohe selle ütlema. noh, ja siis kui on need, mis on 4 × 8 on ju, mis see on 64 äkki või?
oi, ma sain tukistada nii hullult. Matemaatikaõpetaja käes mul ei jäänud mitte kuidagi nüüd pähe. Kommenteeri siia, kuidas sul mataga lood on. Vaat niimoodi. Ja siis see munadepüha on jah, selles suhtes hästi kihvt koht, kus kohas me saame tegeleda ükskõik millise oma sõltuvusega. Vot seesama nagu minul. Mina ütlen, et mul on küll see töösõltuvus täiega, kuigi mulle täiega meeldib mu töö. Ma ei nimetagi seda üldse tööks, sellepärast, et see on mõnus. Aga ikkagi, kui me ikkagi paneme selle sinna töö lahtrisse, siis kommenteeri sina ka, mis tööd sa teed, kus sa tunned ennast nagu kala vees ja sa ei saagi aru, et see on töö, et sa lihtsalt teed seda. Mõni näiteks maalib. Siis ma tean, et väga paljud kaardilugejad ka, on see siis Lenormandi kaardid või siis taro või mida iganes. Siis kaardipakk on taskus ja nagu mööda minnes lihtsalt loeb seal neid asju. Muidugi ma ei tea, kas niimoodi üldse tehakse. Mina, kui tarokaarte lugesin, mina tegin enne seda sellise ettevalmistuse, et mul ei olnud kunagi kaarte taskus. Kui ma teadsin, et klient tuleb, siis ma tegin seal paar rituaali. Vot. Ausalt öeldes, kui ma hakkan YouTube'i videoid tegema, siis ma ka valmistun alati selleks. Mul on ka mingid omad nõksud. Ma ostsin Tiibeti kellad endale. Issand, milline heli. Oi, milline heli. Mulle nii meeldib. Ja kui te küsite, kus ma ostsin, siis see pole mingi saladus Temust. Ja seal oli valik nii suur. Jah, sina, kes sa nüüd naarad mind välja ja mõtled, et mis asja, see pole üldse mingisugune kell. Ma ei tea. Minule meeldib täiega. Väga hea heli. Käisin kodus ka sellega igalt poolt läbi. Siis kui me tegime Eveliniga seda edukuse koodi järgi seda poolvärskividest käevõru, siis Evelin andis seal meil kõigile juhtnööre, kuidas oma kristalle puhastada just selle Tiibeti kellaga. Kui sina tead ka mingeid nippe, mida Tiibeti kellade helinaga saab teha, kommenteeri siia. Mina olen täiesti algaja, et see on mega mõnus heli. Muidugi ma sattusin hoogu. Vaadake, minul on sõltuvuse number 15, suguvõsa karma number. Ja see on üks kõige olulisemaid trigerdajaid. Meil kõigil sünnikaardis, kui teie, kes te olete saanud, selle siis on kohe eraldi riviga. Suulistele siis ma räägin ka sellest eraldi ja kirjalikud on ka saanud seda täiesti eraldi. Ja siis, kui sa tahad näiteks lihtsalt oma karma võlgadest teada saada ja hingemissiooni, selleks on ka täiesti eraldi selline pakett. Et see numbrittekeel.ee kodulehekülje pealt sa saad siis valida neid asju. Vaat siis see on selline asi, mis meid tegelikult kogu aeg trigerdab. Ja see on selline asi, et see on nagu toitumisega. Kellel on, kellel mitte on ju, ma ei saa kõigi eest rääkida, aga minul on küll niimoodi, ma satun täiega hoogu, ma teen mingid asjad ära, jälle kaon sinna kuhugi tavalisse ellu tagasi. Et kes mind juba pikemalt tunneb, vaadake mu silmi, punased laigud, eile vaba päev võrdub kõik toredad asjad, mis keele peal hästi kiiresti ära sulavad või natukene aeglasemalt. Oi, kui munna oli. Ja nii ta on. Ja vot, vaatame, kuhu ma üldse läksin oma jutuga. Ja memm kihutab praegu, ma natuke jälgin rallit. Turku-Helsingi kiirtee. Kiirus on 100 kilomeetrit tunnis. Tõmbab välja või? Tõmbab. Tal on kõrvad tagasi, tal ralli käik sees. Näed, Lussi vaatab meid seal. Lussi vaatab, mis te kokutate, tulge juba. Ükskord ma niimoodi jäin siin mammit vaatama, alati ühe koha peal ma jään teda vaatama, passima, kas ta tuleb või mitte. Ja siis ma unustasin natukene teised ära, sest ma jälgisin mammit. Ja siis mingi aeg nad hüppasid mul jala peale, et mis sa teed siin? Mis et Mumpselit ootan. Heal lapsel mitu nime. Me kutsume teda Memmeks ja siis lastel on ka veel talle mingi oma nimi, tegelikult nimi on Lissu. Okei, vot, karma võlgadest rääkisin. Tegelikult on nii palju asju, millest rääkida.
ja teate, üks asi on nii naljakas. Ma olen ise selle asja sees nii palju. No tere, Rossi, tere, kõik läheb hästi või kõik läheb hästi. Ma olen ise nii selle asja sees, et ma unustan nagu teile aeg-ajalt rääkida nendest asjadest. Et pange ka siia kommentaaridesse, et mida te tahate, et ma räägiksin siin näiteks metsajalutuskäigu videotes. Et see ongi nagu väike live. Kuigi mulle laivid meeldivad. Kusjuures teate, mis ma ei tea, kas oled tähele pannud või mitte. Nii ilus ilm on. See on hästi võrratu. Vaatan, kas ma saan teile sellist hommikust kastet näidata. Nii. Et seda, et vestlusõhtud hakkavad nüüd toimuma meil seal Zoomis ja üritan siis iga kuu viimasel pühapäeval 2 tükki on nüüd kirja pandud, aprilli oma ja mai oma. Ja noh, nüüd tuli ka niimoodi välja, et siis selline füüsiline päris viimane on Sirilin stuudios 28 aprill, jah, niimoodi. Et ma arvan, mitte ei arva, ma olen päris kindel, et see on nüüd küll viimane. Seepärast, et nüüd elu teeb siin igasuguseid korrektuure. See kuu on veitsa selline kiire kuu mul isiklikus mastaabis, aga tuleb üsna huvitav. Siis mingi hetk minu metsajalutuskäigud muutuvad natuke teistsuguseks. Vaatame, elame, näeme, ma olen ise ka põnevil. Vaadake, mis Lussi teeb. Ta peitis ära ühe asja. Ei te näete või? Peitis ära. Ma mõtlen, mis asi see on. Lussi! Lussu! Näete, jah? Hästi peitis ära. Vahele jäi. Ma nuusutab ka veel, kes tunneb. Eile ta peitis paprika. Meil on sellised karvased vaibad. Ja ta niimoodi peitis ära, saad aru, lihtsalt lükkas nii kaua, kui ära lükkas. Ja siis ükskõik, kes mööda sealt läks, Lissi või Rossi, siis Luss oli kohe valves. Kohe niimoodi ründamas tema paprika. Ja siis ma mõtlesin, et lõpetage ära. Võtsin selle paprika ära ja viskasin lihtsalt biojäätmetesse. Me elame peaaegu küll, et maal, aga nüüd Soomes on selline seadus, et peab olema biojäätme prügikast. Nii et siis panen sinna need asjad. Kuidas teil biojäätmega on? Ma ei tea, päris Eesti seaduse seal peab ka kindlasti olema, kui sa maal elad, siis kas sul peab ka olema biojäätme prügikast eraldi või selleks saab sul olla seal enda ehitatud biojäätmekastike. Siin igastesse läbi ei läinud. Et saad kommenteerida. Argi elu peale ka. Kus Lussi jookseb. Vaatan, näitan teile, nüüd on seal juba metsas kuskil, näete seal. Teistel on siin mingi ralli peal. Vaba. Meil on ikka kõrvad taga, ta on kiirtee peal peaaegu. Ise kui sossuks läheb. Nii, teate, ega siis mul vist praegu ei tulegi midagi rohkem meelde. Ja ühesõnaga kodulehekülje peal on sellised asjad nagu uus lahter ka, vestlusõhtud, kohtumised, koolitused, mis selline koht on. Ja siis ohkan, teate, mul tuli meelde see, et mul on tegelikult nii huvitav kuu veel tulemas. Kirjuta ka, mis sinul hakkab sellel aprillikuu jooksul midagi sellist uut. Et see on selline hästi ümberkorralduste kuu tegelikult nii ajude suhtes kui elu suhtes. Väga paljud inimesed sellel kuul võivad kolida, võivad muuta oma õppimiskohta, töökohta. See on selline liikuv kuu. Ja siis teate, tekib ka selline olukord, kus sa nagu mõtled, et miks minuga niimoodi on. Miks ma ei tea, keegi kuskil karistab mind, aga need on kõik nüüd millegi jaoks vajalikud. Ja siis on selline, et ilm on kord soe ja kord on ta jälle külm ja selline muutlik värk, no nagu naiste meel ikka. Aga teate, kui hästi nagu osad mehed oskavad ka meelt muuta. Ja mul oli tegelikult mega mõnus lõpukõne. Ma mõtlen ka, mis päeval see oli, neljapäeval äkki või? Ei, see oli reedel. Aitäh sulle selle eest. Meil oli nii mega vinge. Ja siis ma jälle, saad aru, mingitel hetkedel, kui jutt läks nii kaugele, et ma küsisin, mis number on ja mis number on, mitte telefoninumbrit.
sünnipäevanumbrid, eile ka need noored, kellega me siin vestlesime, jälle võtsin numbri ja mõtlen, ohoh. ja miks ma niimoodi räägin, siis kõikidel numbritel on head ja vead. aga kui sa kuuled enne sinna lugu, mis ei ole päris magus ja siis, kui ma kuulen seda numbrit, mul on selline, kes vaatas seda videot Puuduta mind saadet, siis kus meil oli seal alguses mingi väike nagin. ma pean nägema numbrit, ma sain nüüd aru, peale seda Puuduta mind saadet, ma pean nägema. ma suudan seda silme ette ka manada, aga mul on vaja näha konkreetselt, kirjutada ise läbi. ja siis ma saan aru, et ma tunnetan täiega siis seda kõike. pean lõpetama, sest me oleme kodus juba. vot, ja siis ka nii palju, mida need numbrid räägivad, et ma kunagi ei oleks uskunud, et ma siia maailma jõuan. vot, eile mul noored ka küsisid, et kuidas ma siia jõudsin, vot nii jõudsingi. ma tahtsin teada sellist meetodit, kuidas kiiremini inimestest aru saada. ja tegelikult, miks ma siia numeroloogisse tulin, oli ka see, et ma tahtsin teada, miks mind mingid sellised asjad trigerdavad. ja see meetod on üks kõige parimaid meetodeid olnud, selline hästi selge. teate, nagu raamatupidamises, kõik on väga selge. vot, kui midagi lonkab, siis raamatupidaja ütleb kohe. ja kui minu miinus hakkab mind trigerdama või aktiviseeruma, siis ma saan kohe aru. no nii, ma lõpetan, meil on tõesti kodu nii lähedal, et ma vaatan kohe kodu suunas ka. Tšau. Vahvat pühapäeva. ja täna te näete siis mind YouTube'i kanalil ka, täna tuleb Ülle meile külla. et kui sina oled ka mõelnud, et tahad podcast'i tulla, siis kirjuta. Tšau.